Tere, kallid vaatajad ja kuulajad, taas kord siin oma Koma podcastiga. Mina olen Kadri Kristel ja meil on täna külalised on Meelis ja Mart. Tere! Tervist! Tere! Väga tore, et olete siin. Ja hakkame kohe asjaga pihta, et rääkige natuke, mis teid siia toob. Ma teen sükest, ebaviisakat nalja võib-olla natuke kohe alguses, et meil on ikkagi süke noorte podcast. Ei, see läks hästi nüüd algus. Ja meie süke külaliste keskmine vanus on võib-olla vahel olnud natuke madalam. Ja me olemegi riigi poolt saadetud, et tõsta seda vanust, et see oli liiga hea noorte podcast oli. Absoluutselt. Me tahame vaikselt nagu sisse imbuda sinna noorte maailma uuesti. Keskea kriisis mehed nagu sinna. Aga tegelikult meil on noortega päris palju pistmist, sest et me tuleme tegelikult GLS-ist rääkima. Ja GLS-il on ju järelkasv täiesti oodatud ja järelkasvu käib seal GLS-il ka küllalt ja usutavasti tõstame ka noortejuhtide kvaliteeti selle üritusega, nii et selles mõttes oleme ikkagi väga õiges kohas. Mis teie rollid on GLS-iga? Mina olen GLS-i aidanud Eestis nii-öelda eest vedada nüüd juba esimest GLS-ist peale aastal 2008. See on härra GLS. ja Mardi saime niimoodi punti siin mõned aastad tagasi, nii et Mart on aidanud igasugu ideid tuua GLS-ile, ma arvan, nagu laiemalt sisse, aga muidugi laval koos abikaasa Britiga on nad toredalt juhtinud GLS-i päevasid siis GLS konverentsi ajal. Nii et lühidalt vast see. Aga jah, noorte koha pealt ma lihtsalt lisan, et meil on alati olnud juba algusest peale, kui GLS Eestisse tuli, siis see soov või idee, et tegelikult nagu noori, kes veel isegi võib-olla juhi midagi, aga nendes juba natukene sellist juhtimise mõtteviisi nagu süstida. Ja ma arvan, et kuna GLS toimub ju maailmas rohkem kui 100 riigis, Eesti GLS on läbi aegade olnud vist keskmise vanuse poolest üks nagu nooremaid. Et selles mõttes on äge, et meil on nagu noored tegelikult alati pundis olnud ja me oleme ka spetsiaalselt teinud noorte GLS mingitel aastatel, mis siis on päris mõeldud rohkem niimoodi nagu teismelistel isegi. Mul tuli praegu slogan ka täiesti uus. See on siis niimoodi, et hei noor, ära ähi ja puhi, tule ja juhi. Ahaa, väga hea. Väga hea. On ju? Absoluutselt. Tänasest päevast läheb. Kui oli vaja, et siia tulete, siis kas või selle slogani jaoks, et see tuleks mõttesse, eks ole. Ma arvan, et enamik me kuulajaid teavad, mis on GLS, aga juhul, kui keegi ei tea, rääkige lühidalt, mis see on? Importkaup. Importkaup, ja. Global Leadership Summit on need siis maagilised tähed seal, aga juhtimiskonverents, kristlik juhtimiskonverents sai algus juba mingi 30 aastat tagasi Ameerikas ühest kogudusest, kus tollaegne pastor tundis, et on vaja nagu juhtidesse rohkem panustada, just sellist ka nagu anda sellist juhtimistarkust või juhtimiskogemust. Ja siis see oli ilmselt ka sel hetkel, mina arvan ka täna ikkagi jätkuvalt selline teema, et me võib-olla kogudustes räägime sellest nagu vahel liiga vähe, et juhtimine on siiski ka mingi teadlik tegevus, mitte lihtsalt asjade kuidagi moodi kulgemine. Et ma arvan, et see võib-olla lühidalt, et räägime juhtimisest, ühine teema on see. Kui keegi kuulajatest nüüd või vaatajatest ehmatab ära, et okei, siin hakkab juhtidest tulema juttu, et nüüd tahaks kinni keerata, siis mis teie nagu, mis te ütlete selle peale? Ja, ma tahtsin öelda, et sa rääksid niimoodi, et on juhtimised üle nagu selliseks läks kuidagi tõsiseks see asi. Tegelikult, esiteks juba kuna ta tuleb Ameerikast, siis see on ikkagi korralik kärts-mürts. See ikkagi äratab üles. Iga ettekanne seal on ikka sellise poweriga, et annab meil siin järgi teha ja äge on see, et sellise tõesti võimsa esituse sees on ikkagi alati nii palju neid mõtteid, mis me seal ka töövihikus oleme mõned välja toonud ja inimesed saavad teha ise siis märkmeid juurde, et ei pea üldse nagu pelgama, et see kuidagi on selline kuiv ja liiga teoreetiline. Ja veel kord ma arvan, et see Ameerika külg on siin tegelikult väga abiks, tekib selline kihvt nagu globaalne sild, pluss tegelikult me viime seal alati sildu üle maailma.
selles mõttes, et paljud edulugusid tuleb, ma ei tea, on nad siis üldse kuskilt Taist või Brasiiliast, et kuidas GLS on tegelikult mõjutanud inimesi globaalselt, nii et ta on ikkagi sellises, ta on teatav selline nagu, tundub selline kristlik juhtimisperekond on see GLS nagu oma olemuselt, nii et tegelikult väga kihvt ja soe koht. Ja noh, 2 sellist sloganit läbi aegade, mis on nagu olnud. Sloganid, ma just pakkusin ühe. Tuleb, ei, see on nüüd meie slogan, aga ma räägin, mis on olnud, et juhi seal, kus oled, ehk et tegelikult, et see ei ole nagu mõeldud mingitele tippjuhtidele ja kes käivad pintsaku lipsuga ja siis juhivad suuri korporatsioone, vaid ikkagi täpselt seal, kus sina oled, eks ju, võib-olla sa oled kuskil spordimeeskonnas kapten, eks ju, ja noh, see... Võib-olla oled podcasti juht Tallinnas. Jah, absoluutselt. Ja teine on sinul on mõju ja mulle see meeldib eriti, sest igal ühel on tegelikult meist mõju, et ükskõik seal, kus me nagu oleme ja ma arvan, et see nagu kuidagi annab iga aasta mingi signaali just selles osas, et sinul on mõju ja sa saad tegelikult kasutada seda, mida sa räägid, seal on nagu nii erinevaid ettekandeid, et need ei ole jällegi sellist, seal on tõsi sellist juhtimist võib-olla ka tõesti nagu juhtimistarkust, mõned raamatute kirjutajad, maailma sellised juhtimiskurud räägivad nagu mingit sellist avastusi ka teaduspõhist, aga seal on ka hästi sellist praktilist, noh, viimane aasta oli, eks ju, üks koreograaf, kes seal nagu rääkis oma kogemust, mismoodi tema nagu oma loomingulist poolt nagu siis kasutab, eks ju, et noh, selles mõttes väga palju erinevaid teemasid. Ja võib-olla, mis on veel kõige olulisem ja eriti noortele, aga tegelikult ka miks mitte tõesti sellistele keskealistele on ikkagi enesejuhtimine. See tarkus kulub, ma rääks ära nagu kogu aeg läbivalt. Isegi kui sa ei juhi inimesi, sa pead kogu aeg ennast juhtima. Ja, nii on. Ja see on muidugi kõige raskem. Kõige raskem inimene, keda juhtid oled sa ise tavaliselt. See on minu puhul on nii, sinu puhul võib-olla ei ole. Ei, see on täpselt nii. Ja, ma nõustun seega. Ja minulgi on paar nagu, mul on GLS-iga ka juba ammu olnud kogemusi, aga paar süükest nagu ettekannet ka, mis mul tuleb meelde, või üks ettekanne õigemini oli üks naine, kes rääkis hirmudest ja hirmude ületamisest ja kuidagi sellest küsimusest, et mis siis kui nagu sellest hirmust, aga kuidagi siis ta pööras selle hoopis teistpidi, et ma ei mäleta, kuidas ta täpselt paise küsimus, et kas, ja mis siis kui, et kuidagi ta pööras selle nagu positiivseks, et alati on nagu sellised katastroofmõtted, mis siis kui juhtub, läheb metsa ja nii edasi, aga ta pööras selle nagu hoopis teistpidi, et mis siis kui juhtub nagu kõige parem asi üldse, mis siis kui see läheb hoopis väga hästi see ettekanne või mis iganes, et see nagu pööras minu jaoks sükse perspektiivi teistpidi. Ja siis ma mäletan, et ühes ettekandes soovitati Boundaries raamatut piiridest ja see on ka mulle nagu väga palju mind mõjutanud. Et ütlen ka julgelt omalt poolt, et tõesti igal ühele sobib see konverents. Ja, tõesti. Ja, aga te olete ka mõlemad siin juhi rollis, erinevates juhi rollides ja tahaks natuke rääkida teie enda lugudest, et kuidas te täna olete jõudnud sinna, kus te olete. Et Mart, äkki alustame sinust. Mis on sinu lugu üldse, kuidas sa Jumala juurde jõudsid? Räägime siis selle enne ära. Räägime selle enne ära. Juhi rollist. Minul on väga lihtne lugu Jumala juurde jõudmisega tänu oma abikaasale. Ja tema on olnud, Britt on olnud siis nii kaua, kui ta mäletab tegelikult usu juures, juba enne kui ta üldse kristlaseks sai, ta rääkis Jumalaga ja siis see oli tema jaoks nii loomulik. ja kui me temaga kokku saime, siis mina olin selline hästi klassikaline ateist, aga vist järelikult selline avatud meelega järelikult. Või lihtsalt meeldis Britt nii tohutult. Seda kindlasti ka. Ja kuna mul on ikkagi kalduvus ümbritseda ennast heade ja tarkade inimestega ja nii ka hea ja targa naisega, siis kuidas siis hakata ka seal diskuteerima mingilt pinnalt, mida sul üldse ei ole. Nii et sellest kõigepealt tuli hakata uurima, mis üldse tähendab, mis see on. Tasakesi juba läksime niimoodi kiriku ukse vahelt sisse, vaatasime, mis seal toimub. Me käime Viimsi vabakoguduses ja see oli võib-olla esimene selline siis uks, mis oleks siis rohkem lahti minu jaoks ja siis 5 aastat tagasi sain ristitud. Ja tunne on väga hea. Väga lahe. Aitäh. Meelis, mis sinu lugu on? Ja mina olen, ma just mõtlesin Mardi peale, mulle sellist lood hullult meeldivad, meil on enda koguduses
mõned ka sellised tüübid, kes on niimoodi vaikselt sisse hiilinud erinevatel ja ka vaadanud, et naine käib, et mingi kahtlane värk, ma lähen ka ja siis ühel hetkel nagu on ise täis väge ja vaimu, nii et need on sellised ka ägedad lood. Minu lugu, üks sellistest meestest ütleb minu kohta, sina oled ju see, kes oled kristluse hõbelusikas suus sündinud, et sa ei tea elust midagi. Et noh, ma olen jah kasvanud üles kristlikus kodus ja olnud tegelikult nagu koguduses kogu aeg, aga ma siiski, kui ma nagu enda lugu vaatan, et ma näen nagu väga selgelt nagu mingisuguseid hetki, mis on olnud ikkagi nagu olulised, kus ma nagu olen nagu minu nii-öelda siis ma ei tea, vanemate usust või lapsepõlve usust või noh, ma olen pidanud nagu leidma ikkagi selle oma suhte Jumalaga. Ja see teekond on ikkagi samamoodi selline täis otsimist, küsimist, muutumist olnud, et ja noh, minul on väga otsene seos sellega, kus mina täna olen ikkagi, ma võiks öelda küll keeles, ma kindlasti oleks täna selles kohas, kus ma täna olen, kui ma ei oleks sattunud tegelikult aastal 2006 Helsingisse GLS-ile. Et mu tee oleks läinud, noh, ma ei ütle, et oleks läinud kogudusest või Jumalast eemale, aga ma arvan, et ma ei oleks täna nagu nendes rollides kindlasti, kus ma täna olen. Väga põnev. Ja mis rolli see GLS-i juhtimine on nagu sinu elus mänginud? No ma arvan, see GLS-i juhtimine, et siin on, noh, see taustalugu on see, et nagu ma ütlesin, ma sattusin tegelikult aastal 2006 GLS-ile, ma olin tol hetkel ka töötamas niimoodi koguduste maastikul ja mul oli selleks hetkeks nagu üsna nagu piir ees sellest. Ma otsustasin, et ma lähen, kuna ma olen õppinud tegelikult majandust, juhtimist ja turundust ülikoolis, ma mõtlesin, ma lähen nagu kuskil ärimaailma nüüd nagu ära, et mulle nagu aitab sellest, et siin sai natuke oldud ja kõik. Ja siis ma sattusin sinna GLS-ile, kus nagu need loengud, need ettekanded lihtsalt nagu puudutasid nii tohutult mu südant. Et ma mäletan, ma helistasin oma abikaasale, ütlesin, ma ei saa ikka praegu kuskile minna, et ma teen muutusi, ma luban, me teeme mingeid muutusi, aga et noh, ma pean jääma. Ja ma tegin tollel aastal 2006 siis sellise esimese, noh, põhimõtteliselt nagu ütlesin nagu Jumalale ainult enda sees, keegi ei teadnud seda, et andsin nagu lubaduse või ütlesin, et Jumal, et kui kuidagi moodi seda asja on võimalik Eestisse tuua, siis mina olen nagu, kasuta mind, kui sa tahad. Et see oli nagu lihtsalt selline minu sees tehtud väike nagu lubadust. Ma nägin, et ma teadsin, et Eestis on tegelikult neid, kes vajavad seda tohutult. Sel hetkel, eriti kui me mõtleme tagasi, see vajadus, ma arvan, oli kõvasti suurem kui võib-olla täna, aga et sel hetkel ja siis kuidagi nii läks, et 2007 ma aitasin ühe grupi veel viia Helsingisse, 2008 me saime siis loa nii-öelda siis jah, Ameerikast, et te võite alustada Eestis sellega ja siis sai tiim kokku pandud ja nii edasi, et sealt edasi jah, minu lugu on, see on väga palju, aga noh, see on nagu olnud nagu GLS-i poolt, aga minu elu on tegelikult samal ajal GLS tohutult mõjutanud kõikides valdkondades. Ma olen tänu sellele kasvanud paremaks abikaasaks, isaks ja noh, ma ei oleks täna, ma olen täna ristekoguduse pastor, ma ei oleks kindlalt pastor täna, kui ei oleks GLS-i olnud, et see ei ole minu karjääri valik ega plaan nagu kunagi olnud, et see nende aastate jooksul midagi on toimunud, kus Jumal on lihtsalt nagu valmistanud, kõnetanud igal GLS-il mingit pidi, ma saan nagu aru, kui ma täna vaatan tagasi, et noh, kuidas tegelikult natukene, mismoodi see mudimine ja juhtimine kogu aeg siis on nagu käinud. Mul tuli nüüd veel üks slogan. Tahad pastoriks, tule GLS-ile. Kule, ma ei tea, kas selle peale tuleb keegi GLS-ile. Äkki ei tulda enam. No jah, selle võime siis välja lõigata. Ma arvan, et see tuleks panna sinna tärniga, et oht on, kui tuled GLS-ile, oht on, et Jumal hakkab su elus tegema midagi, milleks sa veel valmis ei ole. Midagi sellist, sa võid sõnastada sloganina sellega. Me laseme sul veel seetida seda sloganit. Äkki tuleb veel. Aga Meelis, ma tuleks veel selle juurde, et kuidas sa ise selleks juhiks kasvasid, et GLS mängis suud rolli sinu elus. Me oleme ka oma kontekstis palju rääkinud jüngerlusest ja jüngerdamisest. See mõiste ei ole sulle ilmselt võõras. Kas selle sinu elus, kas sa oled näinud, et keegi nagu panustas ka otseselt sinu ellu, keegi, kes aitas sul kasvada Kristuses ja juhina ka? No ma arvan, mina ennast nagu tegelikult nagu juhina, kui ma noorena mõtlen, ma ei näinud, ma olen niisugune tagasihoidlik introvertne tüüp, kes nagu ennast nagu kuskil nagu juhina ei ole nagu, ega siiamaani introvertne olen ma ikka, ma lihtsalt suudan varjata seda, aga kuidagi nagu ma sattusin mingitesse rollidesse võib-olla ja keegi kindlasti nendel hetkedel nägi minus midagi, mingisugust võib-olla potentsiaali ja tegelikult kui ma nagu ikka päris noorena astusin sellisesse, noh ka nagu mingis mõttes juhi rolli
rolli, siis oli kindlasti, ma julgen täna öelda, mitmeid neid, kes nägid minust palju rohkem, kui mina tegelikult endas nägin. Kas see oli mingi nüüd selline klassikaline jüngerdamine, võib-olla seda mitte või mis üldse on klassikaline jüngerdamine, võib-olla tol ajal seda selliselt ei tehtud, aga mida ma näen või tagasi vaadates, et minus nähti potentsiaali ja minus nähti midagi, mida mina endas ei näinud. Ja sealt tegelikult siis neid inimesi on küll tänu, kellele ma võin ka öelda, et miks ma olen täna siin, sest nad on olnud sellel teekonnal mingite verstapostide juures ja võib-olla andnud nagu mingisuguse suunise või toetanud või julgustanud või olnud nagu seal olemas. Et selles mõttes see nagu juhiks kujunemine oli kindlasti tänu sellele, et keegi nägi minus midagi, mida mina ei näinud. Keegi nägi, et ma võin võib-olla midagi juhtida või teha, mida mis ei olnud võib-olla minule niisugune loomuomane. Ja tänu sellele siis see kuidagi kujunes, et mul ei ole olnud niisugust sihti või strateegilist plaani, kuidas saada juhiks, kuidas nagu kusagile nagu pürgida sellisel viisil, aga loomulikult siis, kui ma juba juhi rollis olin, et siis ma küll nägin, et ma vajan seda, et ma saaks nagu õppida ka, et see ei ole nii, mis tuleb lihtsalt loomulikult, et jah, et meil on mingid loomulikud annid, aga juhtimine vajab ka kuidagi nagu mingit teadmisi, sest et see on inimestega seotud ja inimesi sa võid inimeste elu ära rikkuda või sa võid nende elu tegelikult paremaks teha, et ja juhtidel on selles mõttes tegelikult päris suur nagu võim, mis nende kätte kas siis satub või usaldatakse ja sellega tuleb käia ikkagi üsna vastutustundlikult ringi. Tahtsin ka küsimuse küsida Meeliselt, et kui sa koolis käisid, sa siis ei olnud klassivanem, sa ei korraldanud mingeid üritusi klassis, koolis üldse mitte? Okay. No võib-olla põhikoolis ma natukene selline niisugune elav tüüp nagu siiski seal sain direktorilt kõrvast sakutada ja et mingeid asju võib-olla spordis ma olen olnud niisugune ikkagi jah, seal ma olen tahtnud kogu aeg ründaja olla küll, et ma nagu panen lihtsalt kõrva taha seda, et kui tahta inimesi värvata, et mis seal olema peab. Ma ise olen mõelnud lihtsalt nõnda, et kui tahaks tiimi sellist inimest, kes eest veab, siis peaks kohe küsima, et kuule, sa klassivanem olid või? Kas sa kooli ajal ka midagi korraldasid? Sest siis on kuidagi nagu olemas minu arust see esimese tasandi garantii, et ta nagu täiesti altruistlikult ise loomuomaselt justkui, eks ole, juba teismeas vedas eest inimesi. Aga see, et sa sakutada said, ma arvan, et see on ka väga kihvt asi, võt seda peaks hakkama küsima. Ma natuke õhutasin kindlasti mingitele asjadele. Ja ilma nagu naljata, et tegelikult see on, ma arvan, hästi tähtis, et tegelikult muutuseid loovad ju sageli need inimesed, kes teevad natukene pahandusi. Koguduses küll ma mäletan, et meil oli mingi niisugune noortepunt, et seal me sõbraga küll natukene nagu võib-olla siis hakkasime korraldama mingeid asju. Ma mäletan jah, mingid noortelaagrid täiesti metsas, kus ei olnud ei vett, mitte midagi, täiesti Lõuna-Eestist, Tallinnast, eks ju, sõitsime sinna autodega, maaomanik ei olnud kirja kätte saanud, et me tahame tulla ja nii edasi. No see oli kõik enne seda ajastut, kus kõik käis nagu telefoniliinide ja paberi kujul ja siis me korraldasime küll mingit ikka laagrit ja sinna tuli, ma ei tea, seal oli vist mingi 100 noort veel lõpuks, kus erinevatest kogudustest. Seal tiimis ma olin, ma laagrijuht ei olnud, aga ma olin tiimis, jah. Aga tiimis see on juba suur asi. Mart, ma olen natuke nüüd kõrvalt kuulnud mingisuguseid väikseid noppeid sellest, et sinu elus on ka üks põnev lugu, kuidas sind jüngerdati, aga mitte kristlikus kontekstis, vaid kuskil mujal. Kuidas sama töökohas sind aidati kasvada sul? Ma mõtlengi, et kui seda ERR-is olemise lugu rääkida, siis võib-olla peame vaatama, et kui hästi see jüngerluse sõna sinna peale sobib. Aga ma toon lihtsalt võib-olla mõned aspektid nagu välja, et tõesti minu esimene selline ka päris juhtimiskogemus oligi niimoodi, et ma olin teinud raadiosaateid ja toimetanud telesaateid, olnud siis pigem näoga kogu aeg kaadri taga ja raadios siis küll olnud häälega tegev juba teismeast saadik. Ja siis ühtäkki kutsuti mind Rahvusringhäälingusse meelelahutustoimetuse juhatajaks ja see oli siis 2009. Ja see tähendas seda, et sul on mitukümmend inimest on sul toimetuses. Sõna alluvad ma nagu ei kasutakski, sest et mis allumine see ikka on. Loomingul inimene niikuinii ei allu. Kellele see Reikop ikka allub. Aga lihtsalt, et 20 inimest, kellega tuleb seal tegutseda ja siis on päris suur eelarve ja ikkagi väga mitmekohaline eelarve ja tuleb tegutseda. Ja tegelikult täiesti ette valmistamata ju visatakse sageli inimesi sellisesse olukorda, nii ka mina lendasin sinna täiesti ette valmistamata. Ja ma nüüd mõtlen, et
see ilmselt ei olnud selline, kuidas öelda, tõesti juhi kasvatamise programm, mida toona ei olnud ka ERR-is. Aga mulle tundub, et selline nagu jüngerdamine, kui ma mõtlen tagasi, algab juba ainuüksi sellest organisatsiooni kultuurist ja sellest, kuidas öelda siis, sellest võimaluste loomisest. Ehk siis, kui sa võtad endale inimesi tööle ja võtad veel sellise positsiooni peale, kus on reaalselt võimalik näha äkki muutust, siis minust esimene väga suur tarkustera, mis ma näen, mis seal majas ka toona toimus, oli see, et mul lasti tegutseda. Ehk siis, et sind puhverdatakse ära heas mõttes, et sul on kogu aeg see kukkumise koht, et kui midagi läheb pahasti, siis sa kukud, siis pühitakse tolm su pealt puhtaks ja lükatakse uuesti. Ma ei tea, võib-olla siis on nagu võib-olla suusahüpe on nüüd liiga radikaalne näide, kui sa seal kukud, siis on valus väga, aga ütleme mingisugune muu spordiala, kus sa nagu kukud, tõused, midagi sellist. Ja sa tunned kogu aeg, et sa tegelikult oled hoitud, sind usaldatakse, sinust hoolitakse ja sinuga tullakse kaasa. Et see on tegelikult täiesti fenomenaalne aeg, mida ma seal olles kogesin ja täiesti fenomenaalne selline soojus, kui ma mõtlen sellele tagasi ja tõesti me tegime nagu nii palju ja saime niivõrd suuri muutuseid teha, mis on täna veel telepildis näha. On see siis ringvaate toomine telesse või toona, ma ei tea, tujurikkuja toomine ja nii edasi, et ühesõnaga kõik mingi Eesti laulu tegemine nullist, siis põhimõtteliselt eurolaulu varemetelt ja kõik asjad. Ja ma lihtsalt mõtlen, et ilmselt selline nagu veel kord selline üleüldine toetav atmosfäär on kindlasti see, mida mina nagu arvan, on selles ilmalikus maailmas ka nagu jüngerdamisena täiesti nagu käsitletav. Pluss see, et kuna ma ise olen väga koostööusku ja väga siis seda usku, et tegelikult meil Eestis ei ole maailma naba ja iga inimene ise ka ei ole maailma naba, siis tuleb tegelikult neid kogemusi ka hankimas. Ja miks mulle ka keelles väga meeldib, on see rahvusvahelisus ja siis mul ka ERR-is töötades oli võimalik tegelikult osaleda kogu aeg rahvusvahelistes projektides, oli pidevalt võimalik ennast koolitada, pidevalt ka kutsuda väljast poolt koolitajaid majja. Et see oli väga, väga õnnelik aeg, kui ei olnud veel nagu kõik viimseni kulud niimoodi nulli viidud, et vaata lihtsalt, kuidas sa hingata saad, vaid ikkagi arendati inimesi. Ja nüüd, kui rääkida sellest päris jüngerdamisest, siis tegelikult mul on väga hea meel, et ma sain ühe välismaa koolitaja Eric May. Meiga saime nii hea klapi, et me oleme nüüd sõbrad. Ta on must mitukümmend aastat vanem. Emmy võitnud Ameerikas oma uudiste produtsendi töö eest omal ajal ja tõesti fantastiline ajakirjanduskoolitaja. No kõiki meie Eesti suuri saateid tegelikult siin koolitanud ERR-is ja temaga need kõned, mis me umbes, ma ei tea, kord paari kuu jooksul teeme, siis ma tunnen küll, et seal käib minu jüngerdamine nüüd edasi. Ja siis ma ei ole juba pikki aastaid enam ERR-is, aga Eerik jätkab minu jüngerdamist täiesti vabatahtlikult ja tõesti ta on mul selline nagu täitsa mentor või coach. Et erakordselt hea on põrgatada temaga oma ideid ja veel kord see välispilk, see on, või mina ise tunnen seda nii tohutult vaja. Selleks, et teha vaata arenguhüppeid. Et ikkagi lõpuks me siin Eestis praeme oma mahlas, aga arenguhüpete jaoks on vaja alati, mul tundub väljast mingisugust impulssi. Kui tulla sinu nagu teekonna juurde, kuidas sa Jumala juurde tulid, siis Meelise lugu ja rääkides siin ka suheldes paljude noorte juhtidega, kes on ikkagi ka oma 20-ndates või veel nooremad, siis ikkagi rohkem nii-öelda meil siin käib läbi seda lugu, et ollakse oma elu Jumalale andnud juba väga noorena, kas täitsa lapsena või teismelisena, siis sinu lugu paistab selles mõttes erinev välja. Aga kui sina tulid Jumala juurde, siis kuidas arenes sinu suhe Jumalaga ja kas keegi aitas sind selles kasvada või olid sa selles täitsa omaette? Kuidas see välja nägi? 100% ikkagi abikaasa. Selles mõttes, et siin ei ole üldse küsimustki, ma olen nagu olnud ka seal nagu nii hästi jüngerdatud ja aidatud. Ehk siis, et mul on kodus olemas
vastused kuna ta on nii kaua olnud Eesti Kristuse juures ja nüüd ta ju tegelikult ka KUS-is kohe lõpetab, et ta nüüd ka saab ametliku paberi selle kohta, et ta võib mind jüngerdada ja mind aidata kodus. Ta võib mugu rääkida jumalast. Ta kohe saab paberi. Ja see on muidugi fantastiline privileeg, et seda on väga raske kuidagi soovitada või minna nagu tänaval inimestele öelda, et leidke endale kristlik abikaasa või mõni lähedane sõber, aga see aitab tohutult. Et minu tee oli ikkagi niimoodi käe kõrval beebisammudega ja niimoodi vaikselt, et see tegelikult see vee tilgutamine minu peale ikka alles käib. No see kivi sisse nüüd ikka korralik mõra tuleks, et see nagu toimub. Aga et see on täiesti fantastiline kogemus. Meelis, kuidas sina juba rääkisid sellest, et sul on olnud need inimesed ka kõrval, kes on sul aidanud kasvada juhiks? Aga mingi hetk ma nagu näen seda, et toimub mingisugune muutus selles, et enam me nii palju ei looda võib-olla teiste peale, nii oma usulistes küsimustes kui ka juhina nagu tuleb rohkem see, et ma pean ise võtma vastutust selle eest, kes ma olen ja kuidas ma tegutsen. Mis sa ütleksid, kuidas see sinu elus on välja näinud, see muutus? Sellele ei ole ka niimoodi võimalik, ma arvan, üks nagu ühe hetke nagu kindlasti peale panna, eks ju, et sellest hetkest nüüd, nii nüüd, mis hetkest me saame täiskasvanuks, nüüd ma sain täiskasvanuks, et nüüd ma nagu olen valmis. Ja kindlasti see, jah. Ma veel esimese lapsega ma tunnen, et ma olin ikka väga ebaküpsis veel, et mul 5. lapsega oli juba... No näed, seal saime ikkagi daatumi paika praegu. Ma võin juba öelda, et võib-olla nagu väärin isadi, aga igal juhul ma arvan, et see on ka niisugune mingis mõttes selline, ma ei tea, orgaaniline protsess või mingi kasvuprotsess. Ja tõesti, ta on nii, et sa nagu, kuidagi nagu ikka oled, ma nagu kuidagi ikka tunnen ennast praegu ka sageli veel, et ma tegelikult olen ju nagu ma olen ikka veel nii noor ja nii ebaküps või nii roheline, et ma ei tea või ma ei oska või et see osa on ikkagi minus jätkuvalt sees. Aga sa arvad, et mingi tippjuht ütleks teistmoodi või? Ma ei tea seda, jah. Aga minu arust see on nii lohutav kuulda, et keegi ütleb seda välja, sest ma ütleks, et ma ei ole seda nagu nii palju võib-olla kuulnud nende tippjuhtide seast. Nad ütlevad selgelt välja, et ma olen väga hea juht, jah? Kas just seda, aga samas nagu see kuidagi peegeldab ikkagi nende jutust, et ja sellisest olemusest ka tihti peale. Et minu arust seda kuidagi ausus seda, et teate, et ma tegelikult päris tihti ei ole kindel selles, mis ma teen. See tegelikult, see võib-olla nagu tundub, et kuidas ma saan sükest asja välja öelda, et see ju õõnestab mu nagu autoriteeti. Aga tegelikult minu jaoks see hoopis nagu tõstab sükest nagu, ta hoopis tõstab usaldust, et sina ka vahel ei tea nagu päris täpselt, mis sa teed. Ma arvan, et võib-olla midagi on ka juhtimis, viimastel aastatel on palju rohkem räägitud, et juhid peavad olema nagu ka haavatavad ja kõike seda, et ma arvan, et siis kui veel mind ka nagu koolitati nii-öelda ülikoolis, aga siis ikkagi rohkem on see, et juht peab teadma, juht on eestmineja, juht võtab vastu otsused ja pigem niukene nagu süstitakse sulle seda enesekindlust, juht peab olema see, eks ju, ja mingitel hetkedel kindlasti peabki, ütleme nii, et kui on ikkagi lahingu olukord, kus on vaja nagu kiireid otsuseid, siis juht peab tegema need, eks ju, see on nagu selge, aga kui me räägime nagu sellisest tiimi juhtimisest kuskil, olgu see mingi loovtiim eriti, sa peadki kaasama ikkagi ju neid inimesi seal, sa pead need otsused tegema tegelikult selliselt, et sa enne nagu kuulad ära, eks ju, et kuhu need inimesed üldse on nagu valmis nagu kaasa tulema. Juhtimise ju tegelikult üks definitsioon on see, et sa pead saavutama tulemused läbi teiste inimeste. Sa ei saa ju ise kõike teha, mis juht sa siis oled, eks ju. Ja et selles mõttes, et igal juhul peab kaasama ka tippjuht teisi, peab olema muidu mingi juht. Aga teine asi, mis ma ise veel mõtlesin, mis tuleks sellesse hea juhi definitsiooni lisada või vähemalt mille mina lisaksin, on ikkagi see, et sa tood välja inimestes parima, oma inimestes. Ehk siis, et sa märkad, või nagu sinuski sa ütled, et märgati. Sa märkad midagi, mida teine veel ei näita. No just, ja siis sa nagu võimestad neid. See on kõige nagu võimsam ja kihvtim kogemus üldse, mis saab olla tiimi tööd tehes ja tõesti nagu juhtides, et sa annad kogu aeg neile natuke neile rohkem.
nagu vastutust ja kõike. Ma arvan, et see, mida just Mart praegu ütles, see tegelikult ongi nüüd see, et kui sa oled nagu juht, kellesse võib-olla ka on panustatud, ütleme ka võib-olla noor juht, sinusse panustatakse, kasutame sõna jüngerlus või mentorlus või coaching, aga siis ühel hetkel, kuna sa juhina tegelikult, sa pead ise tegema seda teistega. Sa tegelikult pead oma meeskonnas täpselt olema see, kes tood esile, kes võimestad, kes panustad, siis sa hakkad nagu avastama seda, et okei, et aga mina juhina tegelikult pean nüüd nendesse panustama, mina pean nendesse panustama, mina pean nendest tooma esile seda parimat. Ja see ongi see kasvuprotsess, kus see, et sinust kui nii-öelda saajast või nii-öelda sellesse, kellesse panustatakse, peab saama tegelikult see, et sa ise panustad. Ja mingis mõttes on nagu niuke loomulik, kui sa nagu juhina kasvad ja sul on tiim ümber ja inimesed, kellesse sa panustad. Ja teisest küljest sa pead nagu teadlikult ka, et mina olen küll pidanud nagu mõtestama, võib-olla ka just viimasel mõtlema, et ma võib-olla vahel nagu kuidagi liiga eeldan, et nad peaksid teadma. Kui nad juhivad, nad peaks teadma. Siis mõtlen, aga kus nad teavad seda, et nendel ei ole võib-olla seda kogemust koguduseski, kui sa võtad vabatahtlikke juhtima kellegi, et tal tegelikult ei ole kogemust, juhtimiskogemust, et mina olen see, kes pean tegelikult teda nüüd nagu juhiks kasvatama. Et mitte mina ei juhi teda, vaid ma kasvatan teda juhiks, eks ju, ehk et me peame tegelikult nagu looma võimalusi juhtidele, mitte lihtsalt nagu looma juhtimiskeskkonda. Keskkond ka oluline, keskkond on hästi oluline ja Mart ka enne mainis nagu märksõna kultuur. Mina olen niuke tohutu organisatsiooni kultuurifriik olnud, et ma nagu märkan nagu sageli, kui ma lähen ka kuskil, ma ei tea, poodi või püüan nagu tajuda, et milline on siin huvitav see juhtimiskultuur või milline on kultuur, kuidas inimeste eest nagu hoolt kantakse või mida inimesed nagu tunnevad siin, kui nad on ja et tegelikult GLS-i mõttes ma mõtlesin ka, et meil ei olnud nagu väiksemat eesmärki, kui muuta Eestis juhtimiskultuuri ennekõike kogudustes ja 20 aasta jooksul ma võin kindlalt öelda, et GLS on selles osas eesmärki täitnud või mõju avaldanud, et ma näen, et tegelikult mingisugused kultuurimuutused on. Et selles mõttes nagu ja kui nüüd see kultuur juba luua selline, kus on kultuuri osa on see, et me panustame inimestesse, et me nagu kogu aeg nagu märkame, otsime seda potentsiaali, mis veel ei ole välja tulnud ja me püüame seda välja tuua. Siis see hakkab looma tegelikult sellist jüngerluskultuuri või juhtide loomise kultuuri. Ja enne arutasite siin sel teemal ka, et kas juht saab olla nagu valmis, et ta tunnistab, et ta on nüüd, eks ole, valmis juht ja et ei ole sellist pidevat õpiprotsessi, siis tegelikult põhiline argument ja põhiline kõhutunne ja sisetunne, miks ma tulin ära Eesti Laulu ja Eurovisiooni juurest, mida ma olin juhtinud 10 aastat, oli see, et mul olid kõik vastused olemas. Selles, kui ma andsin ajakirjanikul intervjuud või pidin rääkima mingis muus olukorras Eesti Laulust või Eurovisioonist, siis see oli nagu nii loogiline ladus jutt. Ja mul ei olnud, nagu ma tundsin, et lihtsalt see on nii mõnus on rääkida ja kõik on nii loogiline, kõik on nii selge. Ma tean täpselt, mida ma teen, ma tean täpselt, mida me teeme. Ja siis ma sain aru, et aga see on ju jama. see ei saa nii olla. Siis ei ole arengut. Et siin kogu selle asjale on vaja nüüd nagu mingisugust uut arengut ja mulle on vaja uut arengut. Et mis mõttes ma olengi nagu valmis või? Ja kas ma nüüd nagu hakkangi kogu ainult rääkima sel teemal, et kuidas laule valida ja kuidas mida märgata selle meelelahutus nagu sektori juures. Et see oli minu jaoks just nimelt see äratuskell. See on niuke huvitav koht, ma olen aeg-ajalt öelnud, et juhi üks eesmärke või kuidas nagu juhtida on see, et lõpuks sa muudad ennast mitte vajalikuks. Mis on iseenesest niukene teatud mõttes ju enesetapp, eks ju, et sa muudad ennast mitte vajalikuks, aga mind ei olegi enam vaja, mind ei ole enam kellelegi vaja, mis siis nüüd saab, eks ju, aga mingis mõttes see tähendabki seda, et sa oled tegelikult oma potentsiaali andnud, sa oled teinud seda niivõrd hästi ja sa oled suutnud nagu juhtida inimesi nii, et tegelikult kõik nagu toimub nii, et isegi mingites kriisides tavaliselt siis on ikka vaja, aga mõnes mõttes ja see on ka siis tarkus öelda, et aga ma nüüd astun nagu ära, et las tuleb keegi, kes suudab nagu tuua siia midagi, mida mina täna ei suuda, et ma olen nagu loonud nagu keskkonna või ma olen loonud mingisuguse platvormi nüüd järgmisele juhile. Ja vahel, kui me räägime nüüd jüngerlusest, vahel võib olla see, et see tulebki sinu enda meeskonnast keegi, keda sa oled nagu jüngerdanud, sealt tuleb mingi potentsiaal välja, sa ütled, et tema sobitub nüüd nagu palju paremini juhtima. Kui mõelda juhiks olemisest, siis see on selline sissevool ja väljavool mingis mõttes, et me ise, eks ole, kastaksime ennast, võtaksime aega ka puhkamiseks, hingamiseks ja siis annaksime välja. Meil eestlastel on see töörügamise kuidagi
siuke, et meil on nii lihtne seda välja anda ja tihtipeale jätame ennast nagu kuivale. Mis nõu teie annate, kuidas, ma ei taha öelda sõna tasakaal, see on kuidagi siuke ohtlik sõna kohati, aga kuidas leida seda punkti, kus tõesti kõik püsib nagu värske, et mul on välja anda ja ma vaatan, et ma ise oleksin terve, et minusse panustatakse, ma saaks kastetud ja samas hästi ka välja anda. Mina arvan, see on hästi isiklik. Kindlasti on inimesi, kes suudavad olla värsked ka siis, kui nad töötavad 11-12 tundi päevas. Ja kindlasti on inimesi, kes absoluutselt nii ei toimi, kes vajavadki mitte ainult ühte hingamispäeva, vaid mitut, kes vajavadki seda, et lähevad kell 5 õhtul koju, lähevad ujuma või trenni ja muud asjad ja loevad, ma kirjeldan üldse ideaalset elu praegu, nagu te aru saate, ja teevad kõiki neid asju ja laevad ennast ja koguvad uusi emotsioone, et see kõik tõesti oleneb. No võtan kas või enda puhul, et mina olen töönarkoman olnud läbi elu, ma püüan sellest jälle uuesti välja tulla. Ma tohutult teadvustan seda endale, ma iga päev muide mõtlen selle peale ja ma vaatan ennast kõrvalt, aga väga raske on pidama saada. Et ikkagi see töötundide maht on pöörane, mis mul nädalas endiselt tuleb. Kunagi ma läksin täitsa sabatikalile, kui ma läbi olin põlenud ja ma olin pool aastat Tenerifel. Õnneks olin suutnud vähemalt siis rügamisega tekitada endale varu. Ma sain olla lihtsalt perega pool aastat ära. See oli siis juba 2013, kui mul oli täielik läbipõlemine. Aga nüüd ta on tasahilju jälle tagasi hiilinud, aga nüüd palju teadlikumad, sest ma kogu nagu vaatan ennast kõrvalt. Ja näiteks üks asi, kuidas ma ennast laen on ikkagi, võib-olla see tuleb ka vanusega, kutsusid 2 vana inimest, et siis üks hakkab nüüd siis rääkima, et mina proovin päevasel ajal magada. Jah, nii ongi. Et tõesti, et mitte palju, eks ole, aga mingi pool tunnikest ja see väga, väga hea restardi teeb, et ma arvan, et noored varsti jõuavad ka sinna, kes meid vaatavad. Sa oled ikka nii palju noorem, sa proovid päeval magada, ma lihtsalt jään päeval magada. Täiesti. Okei. Ja siis teine asi, ma mõtlen hästi isiklikult, mis nagu laeb on see, et pruugib mul minna kas või lühikesele reisile, pruugib olla juba lennujaamas, aga veel parem, ma olen ikkagi selle raudlinnu sees. Mul täiesti aju plahvatab, mul tuleb nii palju mõtteid, mul kuidagi mõte hakkab niimoodi korrastuma, sest mul ei ole neid segajaid. Hirmsad on need uued Air Balticu lennukid, kus on wifi. No mis, lähed jälle mingisugune suvane sotsiaalmeedia jama hakkab pihta. Aga need lennukid, ikka head vanakooli lennukid, kus mingit wifit ei ole. Ja seal juba plahvatab, siis tuled välja uues kohas. Ja eriti kui jõuad veel sealt lennujaama keskkonnast ka välja, siis on täitsa korras, et siis ma olen täitsa uus inimene. Näiteks minu jaoks töötab selline asi, isegi selle kõige selle tohutu intensiivsuse juures. Aga veel kord, et ma arvan, see on väga isiklik, võib-olla on sul midagi universaalset soovitada. Aga minule tundub, et see on hästi isiklik, sest ma just hiljuti intervjueerisin professor ja doktor Margus Punapit, kes ütles, ta töötab endiselt 11 päeva, 11 tundi päevas. 11 päeva nädalas. Ja ma olin 11 tundi päevas ja tal ei ole probleem saata viimane e-mail minut enne magamist ja põhimõtteliselt 2 minuti pärast sügavalt magada. Eks ta on teinud kuidagi sügava sisemise rahu oma toimimisega, ta ongi kupli aluse selles mõttes ära korrastanud, et ta ei nagu ei värise seda kirja seal saates ja keha ei tõmba krampi. Et ma arvan, et me tegelikult ülejäänud meie välja arvatud Punab, kõik ülejäänud 1,3 miljonit inimest, me oleme kuidagi, unustame sageli ära selle, et me oleme üks, et meie aju ja emotsioonid ja keha on tegelikult sama ja ma arvan, me ei märka isegi seda, kui meil keha läheb pingesse. Et see on ka asi, mida ma püüan hästi teadlikult praegu nagu teadvustada, et kui ma midagi teen, et kas mul on õlad vabad, kas mul on kael vaba, kas mul on pea vaba, et üldse, kas ma olen kuidagi pinges ja mõnikord on täitsa niimoodi, ongi raske tööpäev olnud, siis proovin jääda magama ja siis ma tunnen, et mul tegelikult näos on mingi grimass. Ma ei tea, kas te olete tajunud sellist asja, võite proovida täna õhtul. Sul on kogu aeg see naeratav grimass. Looda sa, et 2 teatrimaski siin ühesõnaga. Aga ühesõnaga, et see on päris nagu tõsine asi, et sa saad aru, kuidas tegelikult keha hoiab kinni ja kuidas keha salvestab neid asju. Et võt, ja ma arvan nüüd tulles tagasi doktor Punabi juurde, et ta kuidagi on sellest, ühesõnaga ta ammu juba selle protsessi nagu läbi töötanud, et ta ei lase kehale ligi stressi ja seda nagu pinget.
et noh, seda muidugi noortele rääkida on võib-olla liiga vara, ma arvan, noored peaksid ikka hullu panema ja töötama palju ja ütlema jah, niimoodi nagu me oleme öelnud jah asjadele, see asjad juhtuvad. Noored oskavad just ei öelda. No vaat see on minu arvates, paneme siin üle kõvasti. Sellepärast ma ei ole kindel, et kuidas see areng läheb, vana kooli mehe jutt tuleb nüüd, et minu arust nagu jah ütlemine on väga tähtis, et läheks nagu ikkagi edasi. Minu arust ei on alati isegi pidurdava energiaga, et ma ei tea, kuhu see selline ei ja kella 5 pastakas kukub, kuhu see välja viib. Aga noh, siin ei ole ka mingid tarkused ära mulle öelda peale selle, et igaüks peab lõpuks ikkagi kuidagi aru saama, kuidas ta toimib ja kui niimoodi toimib, et ei, pastakas kukub ja oled väga edukas tiimi motiveerija, super, kirjuta raamat, ma loen, sa saan ka teada, kuidas see käib. Selles mõttes ma nõustun Mardiga, et ega mul ka midagi, universaalseid asju me teame, eks ju, et tuleb puhata, süüa ja liikuda, need on kõik, aga millegi pärast me ei tee neid asju piisavalt hästi. Et see on see nüüd see enesejuhtimine, et ma tegelikult siis nagu mõtlen nagu välja, et kuidas ma tegelikult taastun, püüan oma kehast aru saada, signaale lugeda, et minul on nüüd nagu hea mainida, et mul on naisest hästi palju abi, et ma ise nagu tunnen kogu aeg, olen tundnud, et ma ei tee ikka piisavalt. Et ma nagu tegelikult võiks nagu rohkem ja peaks nagu rohkem ja ei tee piisavalt ja siis naine vaatab kõrvalt, ütleb, et mul hakkab nagu pea ringi käima, kui ma vaatan, et sul on nagu liiga palju, et ma nagu ka mingil hetkel tundsin, et mul ei ole nagu standardvarustuses parkimisandureid nagu kaasa antud, aga siis temal lähevad need sensorid juba varakult nagu põlema ja ma olen õppinud, et ma pean teda kuulama vahel enne, kui ma ennast kuulan. Et ma arvan, et need, kes meid kõrvalt näevad, et ja sageli tegelikult me hakkame aru saama ise ka nendest sensoritest, me hakkame välja käituma tegelikult oma kas väsimust, ületöötamist, kaasa arvatud oma meeskonnas, oma juhtimises. Mulle kunagi keegi ütles, et ma ei teagi, kes on, aga ma kuulsin tagasisidet läbi kolmanda inimese või et Meelis on nagu siil, et kui ta on nagu ise nagu kuidagi frustreerunud või üleväsinud, siis ta tõmbab ise endasse ja hakkab teisi torkima. Ja ma alguses nagu kuidagi ärritus, mõtlesin, mis asja, et ma sain aru, et jah, et see on jah, et see on nagu minule loomuomane ilmselt, et ma tõmbun pigem ise endasse, ma lähen oma mulli, aga siis minul hakkavad nagu närvidele käima nagu mingite teiste juures. Mina pean siin üksi rabama, eks ju, aga näed, kellelgi pastakas kell 5 kukkus, mida? Las ta kannatab koos minuga, ei lähe kuskile. Et selles mõttes on oluline neid õppida nagu tundma ja vaatama, siis tegelikult on ikkagi need probleemid on minus ja minuga seotud, ei ole teistes. Probleemid on Meelises. See on universaalne tarkus. Aga teine universaalne tarkus. Slogan, GLS, probleemid on Meelises. Et tuled sinna, siis leiad vähemalt üles selle algpõhjuse. Aga teine asi, mida ma alles hiljuti avastasin, õhtuks peabki inimene ära väsima. Nii on Jumal meid loonud. Et tulebki õhtuks ära väsida. Meil on ühe päeva energiat vaja. Alati ainult ühe päeva energiat. Selles mõttes, et siis õhtul ma olen väsinud, siis ma lähen magan, järgmine päev ma saan selle uue energiakotikese. See ei ole nii, et meile antakse nagu 3 kuu nagu varu nagu energiat kätte. Tegelikult ei ole, Jumal ei ole meid nii loonud. Meid on loodud 1 päevaks korraga elama. Ja see enese õppimise teekond on põnev. Tundub nagu väljakutsete rohke, et kuidas täpselt selleni jõuda, aga samas nii kuidas me oleme siin rääkinud, et kui meil on inimesed ümber, kes meid märkavad, kes meid toetavad nii küll selles potentsiaali leidmises ja kasvamises ja samas ka nende pidurdamisanduritega, eks ole, kui vaja vahel, et siis tegelikult Jumal aitab ka selles protsessis, et milline siis õige mina olen juhina, kuidas enda eest hoolt kanda, kuidas teistesse panustada, kuidas Jumal mind kõige paremini kasutab. Mulle väga meeldis see vestlus teiega, aitäh teile. Aitäh, et kutsusid. Ja GLS on tulemas märtsis, eks ole? Nii et kas te tahate väikse kutse? See on aastal 2026, et kui keegi kuulab või vaatab meid mingil muul aastal, siis ta tuleb võib-olla ka märtsis, aga ei tea. Aastal 26 on märtsis. Aga gls.ee, sealt saab iga aasta uue info kätte. 1. jaanuaril hiljemalt siis minge ja tehke refresh seal GLS-i lehel. Väga tore, nii et siis kohtume GLS-il. Väga tore. Ja kus iganes mujal veel. Aitäh teile. Aitäh.